Mina läbisin siis Islandil sükestes ekstreemsetes oludes 250 kilomeetrit. No see kõlab nagu selles mõttes tavainimesele, mulle. Ma ei ole mingi, enam-vähem olen nagu vormis inimene, aga 250 kilomeetrit läbida siis ükskõik mis, kas roomates, joostes või kõndides, see tundub nagu täiesti jabur vahemaa, et see on, ma ei tea, siit Võrru või midagi sellist. Jah, ka see on tehtud kunagi ära ühe otsaga joostud, aga jah, ei, selles mõttes, et ma ise nagu täna, kui ma ütlen, et 250 kilomeetrit, siis see ei ole nagu minu jaoks enam mingisugune... Pole mingi näitaja? Nagu jah, mingi kilometraaž. Et ma arvan, et kilometraaž ei saa olla kunagi sellel võistlusel näitaja. Pigem näitajaks saavad olema just need olustikud. Mis ilm on, kas on tuul, kas on vihm, kas on lumi, kas on jää, kas on miinuskraadid või on plusskraadid, kas maastik on sile või maastik on nii-öelda siis ebaühtlane, mägine, teravad kivid, liiv, muda, vesi, ehk siis tegelikult need saavad määrajaks, pluss siis veel loomad, on ju, et mõnedes kohtades on meil olemas karud ja hundid ja selles mõttes, et ja siis tuleb see viimane asi, ehk siis vastavalt siis oludele siis varustus, kuidas sa seda varustust siis lahti pakid, et sa tead, kus kohas sul asjad asuvad, su enda kohalolek ja valmisolek kõikideks olukordadeks, ehk siis nii-öelda see vaimne pool, eks ju. Ja loomulikult kahjuks ei saa ilma kahjuks ei saa ilma füüsilise ettevalmistuseta. Et tihti me teame seda, et meestel on kombeks kihlvedusid teha ja siis kuskil toreda sellekas või mida iganes öelda, et kuuled, et näed, siuke võistlus tuleb, et sa nagu nii ei oska. Et ja siis tuleb see klassikaline kihlvedu, et ei, et ma suudan ja teen, on ju. Et me oleme näinud, täna ma arvan, et Eestis on kõige suurem kihlvedude kontor Ironmani peale, et kas suudetakse või ei suudeta, seda on väga hästi promotud. Nii et igastades, jah. Võtta, aga kaua sa siis seda 250 kilti seal läbi jooksid? Mina jooksin seda kokku siis, ma võin nüüd eksida, minust 34 tundi midagi ajaliselt, aga see nagu võistlus oli selles suhtes erinev, et ta oli jaotatud etappide peale. Ehk siis 6 päeva jooksul tuli siis läbida sul 250 kilomeetrit, mis ei tähenda küll seda, et see nüüd sellepärast nagu kergem oleks, et vaata, kui sa jooksed ühe otsaga nagu ühe jooksu ära, siis on sul nagu 1 valu või 2 valu. Aga kui sa jooksed 6 päeva, siis on sul nagu iga päev on nagu valu. Ehk siis sul on esiteks lihastele tekib sellest koormusest lihasvalu, millega sa pead siis ka minema magama. Ehk siis küsimus on selles, et kas sa suudad nagu sellises olus nagu magada, eriti veel see, kui sa magad täispuhutava madratsi peal kuskil telgis, kus iga teise mehe norskamine või mis iganes asi võib nagu mõjutada su järgmist päeva. Et seda on nagu üliraske nagu ette näha. Aga telgis sa siis nagu magad mitmekesi koos või? Jaa, no see oleneb võistlusest, et on ka sellised võistlusi olnud, kus olen lihtsalt hüppanud raja pealt, ehk siis Arktikas hüppasin nii-öelda, kui ma läbisin 500 kilomeetrit Arktikas koos ekspeditsiooni kelguga võistlusvormis formaadis, siis magamine nägi hoopis teistsugune välja, et ma põhimõtteliselt hüppasin kelgu raja pealt, hüppasin kõrvale lumme ja põhimõtteliselt sa olid siis puusas saati nagu augus, on ju. Ja siis sa tegid omale siukse augu, kus sa nagu istud ja siis pärast viskasid selle madratsi sinna peale ja magasid põhimõtteliselt siis istudes. Nii-öelda olid tuulevarjus. Sest et sa teadsid, et kuskil tunni aja pärast, et tund aega oled, selle puhkad, et siis selle aja jooksul, kui hakkad seal telki üles ja paneme jälle maha võtta, see on kõik aega, on ju. Aga jah, nüüd kui rääkida Wire and Ice Ultra formaadis, siis seal oli esimest korda minu võistlust, ütleme, karjääri juures, võiks öelda, või kogemus, mis ma olen nagu saanud erinevatel võistlusel, siis nägin esimest korda seda, kus oli
nii-öelda siis siuksed ekspeditsiooni telgid suured, kuhu mahtus ühele poole 4 inimest ja teisele poole 4 inimest. Ehk siis põhimõtteliselt keskelt oli see luks sisse, said 4 inimest panna ühele poole, 4 teisele poole. Ja ta oli tegelikult suur lahtine telk, mis siis on nende täispuhutavad, et vaiesid pole, et see telk põhimõtteliselt puhutakse üles ja see raamistik on nagu õhuga. See on nagu see mingi laste see mängu see. Jah, ala nagu, et lihtsalt nende tuulte eest nagu, et oleks kaitstud, et kui tugev torm tuleb või mingi asi, et siis midagi ei läheks katki, ei murduks või kukuks vastu pead. Aga seal siis see protsess ongi nagu selline näeb välja, et hommikul hakkate kõik jooksma ja siis iga vend ise vaatab, millal ta sinna telki põhimõtteliselt jõuab ja siis järgmine hommik. Millal ta finississe jõuab, selles mõttes, et eks igaüks vastavalt oma siis nendele ettevalmistustele ja kogemustele jõuavad sinna finississe erineval ajal, on ju. Üldjuhul on see, et seal on inimesi on ju, ütleme sellistel võistlustel ei ole nagu tuhandetes ja sadades, on ju. Et üldjuhul need inimesed kaovad selle raja peal, selle distantsi peal nagu ikkagi ära, et sa oled enamjaolt üksinda või kahekesi. Esimene ots, ütleme mina seal pluss üks rootslane ja ameeriklanna olime nagu kolmekesi ja nii-öelda siis mina kui liidrina siis pidin võtma selle emotsionaalse poole enda peale, kus kogu aeg oldi mul kuklas on ja ma pidin nagu väga targalt nagu jooksma ja võib-olla kohati ka pidin kasutama siukseid kavalaid lükkeid, et pigem näidata ennast nõrgemana ja hoida ennast nagu kogu aeg natukene nagu neist tagasi, nagu eemal tagasi, et nad suudaksid seal kuskil joosta siis kinni. See on ja selles mõttes, kui te grupiga jooksed seal on ja siis sul tekib nii-öelda väike side ikkagi ja siis ma ei tea, kas eest ära joosta või see on, seal tekib jah, seal on nagu see, et kui sa nagu nii pika distantsi peal nagu eest ära jooksed, siis sa pead olema ikkagi füüsiliselt väga-väga palju tugev, et sa jõuad lõpuni joosta. Sest muidu tekib ju see loll olukord, et davai, tšau siis on. Et pigem võib-olla olla nii, et oled eesotsas ja siis tõmbad nagu 2 käiku allapoole ja vaatate, mis tagumised teevad, et kas nad jooksevad sust mööda või ei jookse, et kui nad jooksevad mööda, siis saad aru, et siin on natuke jõudu rohkem ja siis sa nagu saad nagu edasi-tagasi saad niimoodi katsetada neid olijaid, on ju. Et mis see nende see rütm nagu on, sest need kõik enamus, kes on ikkagi jooksuinimesed, nad jooksevad kella järgi, vaatavad oma pulssi ja selle järgi tegelikult näeb nagu ära selle võimekuse. Aga seal oligi siis see nagu selles mõttes, et see jooksu nagu aeg oli iga päev paigas, et jooksu algusaeg ma mõtlen. Jaa, algusaeg ja finiss on ju. Et selles mõttes, et see kogu aeg mõõdeti nagu seda aega, et sul oli nii-öelda ajavõtt ei käinud nüüd sekundi täpsusega, kuna seal ei olnud mingit kepsilugejat sul küljes on ju, kuna ta ei ole nagu maraton on ju. Et siis start käis ära, kõik panid üle joone ja kes siis esimesena või viimasena finississe jõudis, siis see aeg läks kirja. Aga mis sa selleks, nagu kuidas sa enda kotti kokku pakid selle jaoks, et sa tead, et sa pead 6 päeva jooksul jooksma on ja mis sa sinna siis valid, et see nagu ilmselgelt see on ka nagu siuke taktika värk on ju. See on ma väga vabandan. Mul oli ikka siuke korek üha. Aga et see on ka nagu taktika värk on ju, et sa ei taha on ju seal nälga jääda, aga samas sa ei taha ka enda kotti ju üliraskeks seal ajada on ju. Ei no jah, selles mõttes, et sa ei saa nagu vahepeal seal mingisugune öösel poes käia ja mingisuguseid snickerseid osta. Ei no, võid minna küll poodi, aga see asub väga kaugel. Et siis saab oma 200, aga jaa, et selles mõttes, et kõik toit, mis on eelnevalt siis enamjaolt me teame, kui palju meil kaloras on, kui palju me kulutame. Ehk siis minu treenituse pealt see kalaraas on suhteliselt väike. Mõõtsin selle, vaatasin kuskil 3000 midagi päeva kohta. Kohati oli isegi väiksem.
No arvestades seda, et sa nii palju jooksed, siis on see vist tõesti suht väike, on ju. Et siis selle järgi ma arvutasin ka välja oma nagu toidukoguse päevanormi. Et ma isegi natukene nagu seega panin vähem ja natukene sain olla iga päev nagu ketoosis, mis tundub nagu kohati inimestel nagu siuke, mitte just kõige normaalsem tegu. Ütle, mis see ketoos on? Põhimõtteliselt on see, et sa oled nagu kogu aeg oled nagu võlas, toiduga nagu võlas, et ma unustasin lihtsalt ühe söögi korra, unustasin nagu vahelt ära, et ma arvasin ära, et et hommikul teen hommikusöögi, siis on mul see päevatoit on ju jooksu ajaks ja siis ma jõuan nagu laagrisse, aga ma unustasin ära selle, et ma jõuan ju laagrisse nagu palju tunde varem, kui õhtu on, õhtusöök. Ehk siis üks söögikord läks mul vahelt ära, aga ma petsin selle niimoodi ära, et ma põhimõtteliselt see õhtusöök, mis mul arvestatud nagu recovery'ks, siis ma recovery võtsin pärast jooksu kohe ära ja siis läksin kohe magama. Ehk siis magamise ajal ju sa ei mõtle toidu peale, siis sa magad. Ja siis põhimõtteliselt 3 tundi magas ära, otsin kui söögi korda ja siis tegin söögi ja siis natuke olin üleval ja siis läksin magama ja kõik oli hästi. Et selles mõttes, et kuidagi jube täpselt oli arvestatud niimoodi, et muidu ikka on nii, et võistluselt tuled maha ja siis sa oled kaotanud nagu kilosid. See oli esimene võistlus, kus ma ühtegi kilo ei olnud kaotanud. Ehk siis mu täpselt selle kehakaaluga, millega ma läksin sinna, täpselt sama kehakaaluga tulin tagasi. Et see oli ka mu jaoks jälle uus asi. Aga mis sa endale kotti pakkisid? Mida sa sõid seal? Ma sõin meie nii-öelda Eesti tootja matkatoit, ehk siis Tactical Foodi poolt siis, kuna seal toit, kus ei ole säilitusainet sees, on üks põhjus, miks ma seda ka nagu tarvitan, et ta on nagu seedimisele väga hea ja siis oli mul nende poolt ka mingisugused kukised ja uued mingisugused juustu, mingid snacksid on ju, et sa saada nagu seda soolamaitset ka suhu, sest sul on kõik ju üldjuhul nagu magus, vaata. Et okei, sul on see hommikusöök on mingi seal need helbed on ju, õhtul on sul mingid kas spaghetti bolognese või mingid, nagu ikka on ju matkatoidud. Ja siis päeval ajal olidki need kukised, kui sa jooksid on ju, need olid jube head, need nagu brownid. Võtsid sisse, aga neil oli kalorahas ja see on hästi suur. Nad on väiksed, aga kalorase suusad kaaluvad vähem. Ja minul on veel see teema, et ma võtan ju kõik toidu, võtan originaalpakist, võtan välja. Ehk siis iga originaalpakis on säilituspaks valge. See kaalub veel, kui sa võtad selle nüüd siis selle koti plus selle siis valge säilituspaki, siis see on kokku juba 30 grammi. Midagi circa, siuke. Aga sa siis nagu grammi täpsusega mõõtsid enda kotti üle? Grammi täpsu, jah, sest mul on omal on see ilusti kaal ja mul on omal nii-öelda toiduvaakumi masin. Ehk siis ma kõik pakin ringi. Ehk siis põhimõtteliselt kõik see toit, mis on nagu siis pakendatud nii-öelda originaalpakki, ma kõik võtan sealt välja ja ma jätan ainult 2 originaal, ütleme siis toidu tegemiseks ja kus ütleme Tactical Foodi toit on sees nii-öelda, mida sa saad siis kuumutada ja mida iganes, siis need 2 pakki originaale on alles, ehk siis põhimõtteliselt see toit, mis on selles nii-öelda müüdavas pakis, selle ma võtan välja, panen kilekotti vaakumisse ja vaakummasinaga põletan uuesti kotti kinni, et ta on täiesti nagu üliväikseks läheb. Ja siis, kui ma hakkan süüa tegema, siis ma võtan selle kilekoti, võtan lahti, valan selle sinna originaalpakki, sulgen, valan vee sinna sisse, sulgen ja siis, kuna me seal see oli ka esimest korda, kus võistlusel siis söögi tegemine ei toimunud lõkke peal, sest lõket seal teha ei tohi. Ja meil anti siis eraldi siis toidu küpsetamiskotid. Ehk siis põhimõtteliselt on samasugune kott, ainult 2 korda suurem kui siis see originaal, see siis Tactical või ütleme see matkatoit on ju. Ehk siis põhimõtteliselt sa paned matkatoidu sisse, paned vee, sulged ja siis on sul see suur kott, nagu siis küttekott või nii-öelda, kuhu siis põhja läheb sul siis 2 siukest valget, siukest nagu päädi või siukest nagu pisikest kotikest valget. Viskad sinna põhja, valad 200 milliliitrit, valad vett peale, viskad oma toidupaki sinna sisse, suled ja siis ta põhimõtteliselt 12 minutit, kui see kott läheb kohe paisub, ta nagu need päädid nii-öelda aktiveerivad veega ja hakkavad tootma nagu põhimõtteliselt kuuma.
Vesi läheb keema siis? Jaa, vesi läheb keema. Niimoodi, et sa võid kohvi teha ja kõik asju. Ja noh, alguses ei saanud kohe nagu neid tööle, see oli ka omaette siuke jokerdamine seal, et kuidas need päädid, kuidas üldse nagu, polnud kunagi näinud siukest asja, on ju. Ja nii oli, et selles mõttes, et ma olen näinud nagu siis nagu meie neid tactical foodi siis toidu, neid võid sa panna nagu lõkke peale, et alt kuumutad ja noh, saad lõkke nähel nagu valmis teha, on ju. Nad ei lähe põlema, ei sula ära. Aga et nagu siuksed küttekotid on ju, et seda ma nägin nagu esimest korda. Päris huvitav, jah. Et see oli päris huvitav ja siis ikka noh, põhine on alati see, et kui siuksed pikad suured jooksud on, et aga millega sa taastud või mis sa taastumiseks võtad, on ju, mida sa teed, on ju, noh, et mõned ütlevad, et ei ole mõistlik on ju väga palju valku ja mingit asja süüa, noh, mina arvan, et noh, siuksed asjad nagu PCA ja kõik siuksed vitamiinid jookides on nagu kasulik, eriti soolad on ju, et sa saad need kätte. Et soolad, noh, ütleme, ei tekita sulle või hoiavad ära krampidest, on ju, et see on ülioluline. Mis veel? Mis sa sinna kotti nagu veel kaasa panid, jah? Jaa, kotis oli mul loomulikult vahetusriided, magamiskott, madrats, toit ütlesin, nuga, väike nuga, matkakas, kerge. Mingid karuspreid või seda ei olnud kaasas? Ei, seal õnneks ei ole vaja. Ei olnud, aga mis oli oluline, lambid, pealambid, patareid, akupangad, kuna ma ju olin see inimene, kes lisaks siis, et ma jooksin esimese koha peale, siis tegin ju sellest ka dokumentaalfilmi, mida on siis YouTube'is Fire and Ice Ultra Joel Juhi kontolt, YouTube'i kontolt on võimalik siis vaadata järgi seal 14-15 minti nagu terve selle võistluse kohta, siuke äge dokumentaal. Filmisid ise ennast põhimõtteliselt jooksu pealt? Jah, ma filmisin, kuna mul on eraldi siuke 360-kraadine kaamera, pluss siis ma sain pärast korraldajatelt, sain veel droonikaadrid ja siis ma ise, kuna see mu üks sobidest teha neid reklaam, mingid videosid ja asju, et siis ma nagu olen kodus sellega väga hästi. Et siis ma...